Kes on autor? Loomeprotsess algab autorist. Kõigil meil võib olla palju häid ideid, kuid autoriks saame siis, kui teeme oma ideega teoks, luues algupäraseid kirjandus-, kunsti- või teadusteoseid. Teoseid, mida teised saavad lugeda, kuulata, vaadata, seinale riputada ning isegi elupaigana kasutada. Autoriõigus, nagu nimigi ütleb, annab autorile õiguse otsustada oma loometöö tulemuse kasutamise üle. Kes on või saab olla autor? Autoriks saab olla ainult inimene ehk füüsiline isik. Seejuures pole oluline, kui vana ta on või milline on tema vaimne seisund. Näiteks saab autoriks olla ka 3-aastane laps. Autoriks ei saa olla loom, masin ega organisatsioon. Autoriks saadakse teose loomisega automaatselt. Selleks ei pea autor ennast ega oma teost kuhugi registreerima. Piisab sellest, et teos luuakse. Teos ei pea isegi valmis olema, sest autoril tekivad õigused ka pooleli oleva või veel avaldamata teose suhtes. Samuti ei pea autor avaldama oma pärisnime, vaid võib tegutseda pseudonüümi all. Näiteks leidub mitmes Eesti linnas Edward von Lõnguse tänavakunstiteoseid. Aga kes on see isik, kes need on teinud? Me ei tea, sest autor kasutab varjunime. Ühel teosel võib olla mitu autorit. Kui kõik mõeldakse välja ühiselt, on tegu ühisautorsusega. Näiteks võib muusikapala sündida prooviruumis üheskoos improviseerides ja pole võimalik öelda, kes täpselt millise osa välja mõtles. See sündis ühise töö tulemusena. Kui aga üks autor mõtleb viisi, teine sõnad ja kolmas sinna juurde tantsu, siis on tegemist kaasautorsusega. Nii valminud teos on tervik, kuid selle osi saab kasutada ka eraldi. Näiteks laulusõnad võib avaldada luuletusena. Kokkuvõtteks. Autor on inimene, kes loob originaalse kirjandus-, kunsti- või teadusteose.